Lugupeetud eesistuja, härra minister, head kolleegid. Peeter ütles nii mõnegi mõtte ära juba, mis ka mul oli plaanis öelda, aga ma jätkan ja laiendan teemat. Ja teema laiendus on hoopis põhimõttelisem ja Eesti julgeoleku ja Eesti rahva säilimise seisukohast hoopis põhimõttelisem. See on nimelt see, et meil kogu jutt keerutatakse kogu aeg kellegi Vladimir Vladimirovitš Putini ja Venemaa ümber. Ei ole Eesti julgeolek seotud ainult Venemaaga. Eesti julgeolekule on ohuks ka need, keda me nimetame siit puldist kogu aeg liitlasteks. Miks? Väga lihtsal põhjusel. Kui Venemaa tahab hävitada meie riiki, siis see ideoloogia, mida meile imporditakse ja mis on meil ainuõigeks kuulutatud, sihib hävitama meie rahvust. Ei ole teinud saladust Guy Verhofstadt, David Cohn-Bendit, Claude, mis iganes ta nimi on, Juncker, ega ka Merkel, et Euroopa peab liikuma rahvuste järgsesse ajajärku. Rahvuste järgsesse ajajärku on kirjutatud kokku mingisugune Euroopa manifest, millele muide on alla kirjutanud ka sotside ridades kandideeriv Indrek Tarand, kes siis ka väga selgelt pooldab seda, et rahvused kaoksid. Rahvused peavad kaduma. Nüüd minu küsimus on, ja see on väga põhimõtteline küsimus, kas meie välisteenistus paljastab ka neid mõjuagente, otseseid palgalisi agente ja muidu kasulikke idioote, kes peavad oma ülesandeks truualamliku Euroopa Komisjoni teenimise juures Eesti rahvuse hävitamist. See on väga põhimõtteline küsimus. Ma ei kuule vastust, sest seda vastust ei tule. Neid agente keegi ei paljasta. Nii nagu ei paljasta keegi ka näiteks Hiina agente. Aga neid on Eestis muide palju. Nii nagu ei paljasta keegi Ameerika agente. Neid on ka Eestis palju. Jutt käib ainult ühe riigi agentidest, kes tuleb rajalt maha võtta. Olen 100% nõus. Aga ei saa iseseisev, suveräänne riik, rahvusriik nimega Eesti Vabariik piirduda ainult sellega, et visatakse õhku mingid süüdistused Vene agentluses. See on täiesti tasakaalust väljas lähenemine ja lõpeb meile halvasti. Ja lõpeb meile väga halvasti sellepärast, et me laseme teistel ennast hävitada. Ja lõpetuseks loomulikult on Peetril 100% õigus. Mikk Marran ja tema ametkond sekkusid selgelt sisepoliitikasse. Seda ei tohi nad teha. Nii nagu CIA ei tohi Ameerika Ühendriikides sisepoliitikasse sekkuda, Ameerika välisluure, üks Ameerika välisluuretest. Nii ei tohi ka meie välisluure sisepoliitikasse sekkuda. Antud juhul selgelt seda tehti. Selle kinnituseks on need artiklid ja kogu see kõmu, mis on tekkinud ja ka see arupärimine. Ja miks seda tehti? No, see seltskond on siit minu paremalt käelt lahkunud üksmeelselt saalist, sest et nemad leiavad, et nende töö on tehtud. Kahju on nagu sisse võetud süüdistatavatel ja neil ei ole rohkem siin midagi enam passida või pihku itsitada. See seltskond on üksmeelselt siit lahkunud, aga kogu see asi on selle seltskonna huvides tehtud. Ja on äärmiselt piinlik, et asutus, mis peab tagama Eesti julgeoleku, seesugusel moel manipuleerib sisepoliitikaga. Ja mis siin ikka öelda, ega meie käed on praegu lühikesed, aga kui meie valitsuses oleme, siis niisugusi asju meie lubama ei hakka. Ja nüüd lõpetuseks veel repliik kahele samuti siit lahkunud, enesega väga rahulolevalt siit lahkunud Reformierakonna saadikule. Meie ei ole kusagil ega kunagi öelnud, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole kunagi
kusagil öelnud, et me kavatseme Euroopa Liidust väljastada. Kas lisaaega saab? Ei saa. Jah, 3 minutit lisaaega, palun. Nii. Aitäh. Me oleme selgelt öelnud, et me oleme Euroopa impeeriumi vastu. Me toetame Euroopat kui rahvusriikide ühendust. Me toetame Euroopat kui suveräänsete rahvusriikide ühendust. Me ei toeta Euroopat, mis kaaperdab samm-sammult ja me näeme siin saalis iga nädal, kuidas mingisuguse direktiiviga võetakse jälle jupikene meie suveräänsust ära. Me ei toeta suveräänsuse äravõtmist rahvusriikidelt. Me soovime rahvusriikide Euroopat. Kui see on kuritegu, kui see on Venemaa mõjuagentlus, siis no jumala eest, siis me oleme seda. Aga meil on selleks täielik õigus muide ja kellelgi ei ole õigus meid selle nimel mõnitada ja öelda, et me oleme õigeusklikud. Meil, erinevalt Reformierakonnast, ei ole VEB-fondi taaka kaelas. Meie ministrid ei olnud valitsuses, kui algas ülimastaapne rahapesu. Meie ministrid ei ole Eesti haridussüsteemi lammutanud ja ei aita praegu seda viia kakskeelsuse tasemele. Ei ole mõtet sõrmega näitama tulla nende poole, kes ei ole neid asju teinud, milles neid süüdistatakse. Lõpetuseks, härra kaitseminister, andke teie alluvuses olevale välisluurele ülesanne tegeleda kõikide mõjuagentidega ja võib-olla tõmbaks selle areaali natuke koomale. Ärme teeme seda globaalses mastaabis. Piirdume Eesti mastaabiga. Aitäh!